Septembri lõpus ootab Rakvere ametikooli noort Temit ees Ungari ning Euroopa noorte kutsemeistrivõistlus Euroskills. Ma ei tahtnud gümnaasiumi minna, tahtsin teha midagi praktilisemat ning see tundus siis kõige parem. See on see inimestega suhtlemine tegelikult, mis mulle väga meeldib ja ka muidugi sellel alal on nii palju erinevaid külgi. Erialavalikuga on neiul aga kindel tunne, et töökoht on olemas. Teenindajate puudus on sundinud sel suvel mitmeid söögikohti lausa uksi sulgema. Temi juhendaja igapäevatöö ongi tööjõu rendifirmas ja ta näeb teenindajate puudust igapäevaselt. Pigem on praegu tööturul seis selline, et ettekandjaid on puudu. Oleks neid igapäevaselt palju rohkem just ka oskuslikke. Ja loomulikult, kui on veel sellised tihedamad tööpäevad, suuremad üritused ees, siis annab see ka tunda. Kas puudu on 10, 100 või 1000? Mina ütleks isegi, et 1000. Et meie tööpõld on lihtsalt nii suur, kui te vaatate, kui palju on tegelikult toitlustusettevõtteid, kui palju on catering firmasid. Teenindajate väljaõppes on huvitava faktina üks huvitav seadusepügal. Temi sai äsja 18-aastaseks, seega suur osa väljaõppes toimus alaealisena. Sealhulgas õpetatakse erialal ka alkoholi serveerimist, mis aga alaealistele on keelatud. Aga seadus ütleb ka seda, et õppeolukorras ja õppetingimustes, me oleme praegu kooli territooriumil, on harjutamise eesmärgil lubatud serveerimine. Nii võib Temi harjutada seadusega kooskõlas kõike, mida võistlustel teha tuleb. Tipprestorani teenindusest kohviku teeninduseni. Igas asjas on hulk detaile, mida tavakülastaja ei oskakski tähele panna, kuid võistlustel toob miinuseid. Kõige esimene asi, mis mul kohe meelde tuleb, on järjekord, et kumb läheb ennem, kas vein või leib. Et mulle on kohe õpetatud, et vett, veini, leiba ja kui ma vahest ka kogemata tööl olles näiteks teen vastupidi, et tunnen kohe, et on viga. Alustame juba sellest, et kui me seda ilusat lauda, kus siis külalised istusid, katame, siis kõik asjad peavadki olema millimeetri täpsusega paigas ja ongi tõesti nii, et võib juhtuda, et keegi tulebki mõõdulindiga, sentimeetriga mõõtma, et need noadkahvlid on laua äärest täpselt ühe kaugusel ja nad jooksevad üle laua sümmeetriliselt. Kokku saadab sihtasutus Innove ja Haridusministeerium Euroskillsile 14 Eesti noort 11 erialal.